Eestis on päris mitmeid muuseume, kuid mitte ükski ei ole täpselt selline, nagu see koht siin on. Tegemist on jääajakeskusega ja kohe tutvume sellega lähemalt. Jääajakeskus on lähiriikide kõige haruldasem keskus, mis räägib maa elust pärast viimast jääaega. Ehk et kogu see keskus, mis saab muide selle aasta juulikuus 10-aastaseks, ongi pühendatud sellele, milline oli elu maa peal, suure tähega siis, ja milline oli elu Eestis pärast viimast jääaega. Tänaste Eesti alade peal olevat kunagi elanud ühed viimastest mammutitest. Ehk et siis umbes 10 000 aastat tagasi me ju ei hoomagi seda aega. Absoluutselt mitte. Ja, aga mammutite kõrgaeg oli 100 000 aastat tagasi, sest nad elasid ikka päris vingelt pika elu ja ühe mammuti eluiga oli umbes 60 aastat, aga ega me ju täpselt ka ei tea, miks mammutid välja surid. Siin keskuses on võimalik natukene seda uurida, aga pilte ju toona ei tehtud ja ainult mõned kaljujoonised. Me võime ainult aimata, miks mammutid välja surid. Oli see siis kliimamuutused. Arvatakse, et mammutitel olid väga tugevad luuhaigused. On räägitud sellest, et võib-olla inimese tegevuse tõttu surid, aga inimesi oli toona nii vähe. Nii et me ei tea, see on müstika. Me võime siit need mammutiluud välja võtta. Need mammutid ei ole leitud Eesti pinnalt. Nad on toodud ilmselt Jakuutiast on nad leitud, kus on ka ühed viimased mammutist jälgedest. See on mammuti... Ma ei oodanud seda raskust praegu. See on mammuti purihammas. Ja mis on hea, oleks meil ometi inimestel nõnda, et mammuti elu jooksul vahetusid purihambad kuni 5 korda. Imeline ju. See on tõesti imeline. Ja vaata, kui kihiline ja väga äge on. Ja see on mammuti võhk. Ehk et arvatakse, et isas loomal olid võhad siis kuni 3 meetri pikkused. Et siin on meil ka maakerad nii-öelda või lõigud maakerast, et milline see maakera oli miljoneid aastaid tagasi, aga milline ta võib olla ka tulevik. Ta võib muuta reaalseks ka selle, mis tuleb tulevikus. Me ju ei tea seda. Informatsiooni on palju, koht on imeline, omanäoline ja seda peab kindlasti oma silmaga külastama.